Ja sul on veel Herbert ka kaasas. Mida te tahate, et ma Herbertiga näitaksin? Kas Herbert on siis dildo või? Teeme niimoodi äkki, et Epp näitab meile ette siis, et mis... Ja Andrei, pane talle seda šokolaadikreemi, Andrei võtab selle endale suhu. Wow, Robin. Aga ei, tegelikult, et äkki ta näitab meile mingeid taktikaid ja asju, siis me oleme see, et kas me mehena pruuvime seda või? Tegelikult see on ju päris aus. Selles mõttes, et see on hea mõte, sest tegelikult ka mehed võiksid ise ennast puudutada teistmoodi, mitte lihtsalt ainult klassikat tehes endale. Viljapead, vikerkaared, nõgesed, need on nii ägedad asjad. Rauna maha. Aga sõbrad, kui te tahate teada saada, kuidas see dissimassaaž ikkagi õigesti edasi käib, siis te peate minema õpukoolitusele. See oli just siis nii-öelda meeste pool on ju. Nüüd me liigume edasi, siis Herbert on laua peal külge löödud ja Epp siis äkki näitab meile mingisuguseid asju, mida tema oskab ja siis me vaatame, et kas me esindame meessoost praegu lihtsalt meessugu kõiki ja siis me ütleme, kas see on nagu okei või ei ole ja siis pärast võib-olla siis näita samamoodi nagu siin mingisugune üks taktika naistele siis just, et näiteks kõige uuem koolitus on ju suuseksi koolitus ja see on hästi huvitav, et alles ka viimasel koolitusel oli ema ja tütar olid koos. Nad olid nii sarnased ja siis ma küsisin, kas te olete nagu sugulased või kuidagi nagu õed või nad olid, ja siis ütleb, ei, me oleme ema ja tütar. Ja nad võtsid ühiselt suhu seal, mina näitasin ette 20 gruppi, naisi grupis on 20 ja nad ütlesid, et see on nagu nii loomulik, et nagu, aga miks mitte, eks ju? Mis te siis tahate, eks ma näitan lingamit siin natukene mõned positsioonid. Üks asi, mida ma soovin tõesti, see on nagu mehe tervisega seotud. Teie munandid. Andrei, on sul meelest, mis vanusest alates tuli teha munandite kontrolli? Ei jäänud meelde? Ei jäänud, aga ma vist äkki arvan, et suht varakult või? Jaa, aga teie ei tee praegu munandite kontrolli ja te lihtsalt sügate iga päev oma muna ja... Sügame tõesti. Tegelikult on niimoodi. Jaa, kahjuks küll. Tegelikult on niimoodi, et alates 15. eluaastast peaks iga noormees kontrollima enda munandeid, sest vanuses 15–45 viimastel aastatel on kasvanud munandite vähk. Ja seda saab noormees ise endale ka teha ja seda saab ka tütarlaps loomulikult teha. Aga mis siis on eesmärgiks on see, et tuvastada ära, et siin ei oleks mitte ühtegi tükki ega süsti. Ja lihtsalt siit nagu pöialdega, nimeti sõrmedega läbi silitades, paitades ei tohiks olla tuntavaid tükke ja kui midagi on, ärge jääge ootama päriselt mingi arsti juurde, sest munandi vähk on ennetatav just läbi selle kontrollimise. Nii et näiteks mõned positsioonid, nagu mehele endale, nagu te ise teeksite või nagu naine teeks või mida te soovite? Ma ei tea, kas me hakkame suuseksi hindajateks? Kohtunik. Ma ei tea, kas Sepp tahab sinna näidata niimoodi. Aga näiteks koolitusel, mis on enam küsimusi, et kuidas võtta kurku. Aha. Ja siis, kui ma nagu seda seal koolitusel ma ette näitan, siis on niimoodi, et miks teie kaasa ei tee? Ta on lihtsalt vaatama. Wow. Nad panid sinu tanki ja nad lihtsalt. Aga ma ei tea, pigem siis äkki näitab mingisuguse ühe nipi naistele ja siis äkki siis, et kas me hindame selle heaks või mitte. Oota, Andrei, Tepp, ma kusen kohe. Liiga pingeline. See on päris suss, et sa praegu lähed vetsu. See on väga suss. Epp, kui tulin vetsust ja pesin käed ikka puhtaks selles, et kõik on hästi, ära muretse. Aitäh selle. Robin on kõlbulik mees ikka. Absoluutselt. Nii, aga... Kusjuures hügieen on nii tähtis ja just sellepärast, et on selline teema, et kui mees ei ole puhas, siis naine ei julge omaga noormeele öelda, et sa käid vetsus ära, et sa lihtsalt nagu tõmba turuaugu paberiga puhtaks, et see ongi puhas või ta ei ütle neid asju. See on hästi loomulik, et kui me käime WC-s tegemas kangemattada või lahjamatada, et me pärast seda tegelikult vähegi, kui on võimalik käsi dušiga, me peseme puhtaks. Et meil on kogu aeg see värskus. Kõige hullem on räpane naine, kõige hullem on räpane mees. Olen nõus. Nii. No nii, Epp näitab meile. Mis me teeme nüüd siis? Võiks näiteks, tegelikult mina soovitan ka noortele tõesti, et ärge kohe nagu hakkake teine teisega seksima, vaid õppige puudutama. Ja juba see tegelikult, kui noormees on harjunud selle tütarlapse puudutusega, siis tal ei teki ka seda probleemi, et tal vahekorras peaks ära kukkuma, sest ta on juba harjunud, ta juba teab, eks ju, kuidas puudutatakse.
hästi oluline ka lingami massaaži puhul on see, et ega praegu on lihtne teha, Herbertil on juba erektsioon, eks ju, kodusel mehel ei pruugi olla veel, eks ju. Et siis tulebki alustada hästi rahulikult ja vaikselt. Ja siin on üle 60 erineva positsiooni, mis on võimalik. Ja kui naised käivad koolitusel, tütarlapsed käivad koolitusel, neil on väga mahukas materjal ja Andrei, mul on materjalid uuendatud. Uuendatud või? Peab uuesti tulema? Ja, mul on materjalid uuendatud, uued pildid on seal ja uus tekst on ja vanast osast on ka midagi, nii et äkki te tahaksite koos tulla ühele korduskoolitusele Tallinnasse. Võime koos tulla, aga ma arvan, et Robinil oleks seda väga vaja, Andrei, ma arvan. Seda või? Ei, mitte seda. Wow, Eppe! Et lihtsalt kingiks Robinile selle joonimassaaži koolituse ja võib-olla sul oleks tore nagu kaasa tulla meeldetuletuseks. Ja siis ma ja üksi nii-öelda, kui Epp on jälle, need on need poisid, kes käisid podcastis. Epp, äkki me saame sulle teha mingi toreda video äkki sellega seoses, mis jääks meelde. Et miks mitte? Miks mitte? Ma arvan küll. Nii et sellised silitused, paitused tegelikult. Ja tähtis on see, et kõik sellises vanuses juba 90-aastastel poistel peaksid tegelikult eesnäod nagu alla käima. Ja kui nüüd tütarlaps näiteks teeb oma noormehele lingami massaaži, see eesnahk on niivõrd kitsas ja see alla ei tule, siis tegelikult on see probleem. Sest et kogu see smegma ja võie, mis on siin eesnaha ja kübara vahel, see on eriti spetsiifilise lõhnaga, see on tegelikult kantserogeene, see tekitab meestel peenisevähki, see tekitab naistel seal infektsioonid, valgevoolus, bakteriaalsed vaginoosid, et kindlasti kõikidel noormeestel peaks eesnahk alla käima. Ja kui ta ei käi, palun minge meestarsti juurde. Ärge olge oma murega üksi. Mul on olnud mehi, kes on 40+, 50+ ja kuulevad esimest korda alles sellest teemast. Nii et tegelikult, kui me siit paitame, mehel on tekkinud erektsioon juba, siis me tõmbamegi selle eesnaha alla. Munandite massaas, munandid on elu mahutid mehel. Et me teemegi neid paitusi hästi hellalt ja õrnalt. Ja loomulikult see massaaž on veel mõjuvõimsam siis, kui naine ise naudib. Reaalselt sa teed lingami massaaži, sa oled lihtsalt nagu nii, sa võid kogeda energeetilise orgasme, sa tahaks kohe istuda otsa, kohe suhu võtta, hoiad ennast tagasi, et natukene veel. See on liiga aus, mis sa räägid. Mul on selles mõttes tekib üks küsimus, mis võib-olla tekib ka väga paljudel vaatajatel ja see on seoses sellega, et kui näiteks, ütleme nii, et kaks inimest on omavahel nagu koos, juba mõnda aega, aga nad pole veel maganud. Nüüd, kui see naisterahvas näiteks hakkab tegema seda lingamassaaži, et väga palju mõtlevad, et kas see nagu imelik ei ole, et võib-olla, et me ei tea, see mees on äkki harjunud kohe sellega, et ta tahab kohe otsa sisse panna ja kogu lugu. Aga ma pean siinkohal ütlema, et reaalselt meestele meeldib see, kui naine nagu näitab, et ta hoolib. See on ka nagu meie jaoks on selline nagu eelmäng, vaata. Täpselt. Et see ongi nagu see, et see ei ole midagi imelikku, kui naisterahvas hakkab sellist asja nagu tegema. Et see nagu, ärge arvake, et see on vale või nii ei tehta, et su mees tahab kohe saada nagu sisse panna, nii nagu Sven ütles, et otsa sisse panna. Et see annab tegelikult mehele võimaluse kogeda palju sügavamaid orgasme, et me teame seda, et seksuaalne energia koguneb teisse energiakeskusesse. Mehel on kivikõva näiteks vahekorra ajal, eks ju. Ta ei oska energiat suunata ja ta lõpetabki ära hästi kiiresti. Nüüd on niimoodi, et me teeme mehele lingami massaaži. Tal hakkab nii hea juba, eks ju. Ja sa lihtsalt nagu suunad need naudingud üles nagu siia rindkere keskele ja siis sa jätkad. Ja sa võid vahepeal ka nagu niimoodi suhu võtta, siis jätkata lingami massaažiga, et siin on nagu tegelikult nii palju võimalusi, mida saab teha. Et kui ma praegu teiega räägin, ma lihtsalt käed käivad, sest see on nagu nii hea. Ma olen diagnoosiga mulle nagu, et mulle, ma ütlen ausalt, et see on minu kirg ja mulle metsikult seks meeldib ja ma võiksin kogu aeg ainult silitada, paitada ja suudelda, et see on nii minu armastuse keel. Ja veel, et vaat kui sa nüüd Robin otsid omale pruuti, siis kindlasti lase tal teha ka see test, 5 armastuse keele test. Et kui mõlemal on armastuse keel puudutused, no siis on nagu lihtsalt hästi lihtne, eks ju. Aga võib-olla ka nii, et meil on erinevad armastuse keeled ja see on ka oluline, et me teaksime, sest siis sa tead, et mida sinu naine vajab. Sa võid metsikult palju pingutada, aga naine ütleb, sa ei armasta mind, aga sa tegelikult ei räägi temaga tema armastuse keelt. Võib-olla tema jaoks ei ole puudutused olulised, aga ta vajab näiteks kvaliteetaega. Ta tahab, et sa tuleksid temaga koos, läheksid jalutama, teeksid trenni, läheksid koos shoppama, ma ei tea, küpsetaksid temaga koos ja siis ta tunneb, et sina armastad teda. Need kindlasti tehke ära see test, 5 armastuse keelt. Aga kuigi tegelikult sa võid talle pakkuda kõiki neid erinevat nelja,
armastuse keelt ja see üks jääb tegemata ja see tundub, et sa ei armasta seda. Täpselt nii ongi. Ja see on hästi oluline, et me hakkaksimegi rääkima, et näiteks kui ka naine teeb, te olete alles värskelt tuttavaks saanud, eks ju. Et kui naine teeb mehele lingami massaaži, muidu öeldakse, et parem on, kui ei räägi. Aga me võime ka nagu teha sellise õppepäeva, et naine teeb, küsib, kallis, kas sulle meeldib, kui ma siin kliitori kida juures teen? Kallis, kas sulle meeldib, kui ma puudutan siit nagu... Siis ta tuleb peale. Lihtsalt see ongi see koht, et me peaksime julgema olla nagu nii ehedad ja nii siirad. Minul ei ole mingit filtrit, ma ei häbene nagu seda, ma ei ole üldse nagu algusest peale põdenud seda, et keegi ütleb, et ta ei ole normaalne, mul on täiesti kamagaks. Ma tean, et ma olen täiesti normaalne naine ja kõigile ma ei sobi, ma ei peagi sobima, ma ei ole mingi $100, et kõik tahaksid endal omada seda rahakotti. Et minu jaoks on oluline see, et ma ise olen õnnelik ja minu kaaslane on õnnelik ja ma tahangi kogeda ja pakkuda samamoodi seda teadlikkust, kui palju võimalusi ja naudinguteks rohkem lihtsalt läbi 2 käe puudutuse. Eile ütles üks mees, et ta on naisega olnud koos üle 20 aasta. Nende lapsed kinkisid jõuludeks neile kinkekaardid, et minge koolitusele. See mees ütles alguses, et issand jumal, laste poolt selline kingitus. Ja siis ma ütlesin, kas see oli nii, et kui naine tegi kodus praktikat, et oli selline tunne, et naine võtab suhu, siis ta pea korduvalt. Aga kõik tegelikult tehakse kätega. Andrei, väga palju küsimusi oli ka selle kohta, et mis on nagu see, kas suurus loeb ja mu esimene küsimus on see, kui suur on Herbert sentimeetrites? Eesti mehe keskmine on 13,1, 13,2 on Eesti mehel. Sa oled mõõtnud endale? Andrei, kõik mehed on mõõtnud. on küll. Ja ma tean, kui sa valetad praegu ise endale, siis see on käpp. See on kõige suurem vale. Kõik on mõõtnud. Aga tegelikult oligi küsimus see, et kas suurus on oluline ja mis ma teha saan, kui mul on kas liiga väike või liiga suur peenis? See tähendabki, see on täpselt nii, nagu elus. Sa pead leidma selle lukuaugu, kuhu see võti sobiks. Sest kui me oleme tegelikult nagu hästi ausad, siis mõnele meeldibki suured ja jamedad. Mõni ütleb, ei, ma ei taha, mul on nii vastik ja valus, mulle ei meeldi. Ja see ongi, et sa pead leidma selle partneri, sest kui teie nagu kehad sobivad, siis see tähendab, see ongi nagu perfect match. Et te võite muud tasandid, aga vaat, no, kui see ikkagi ei ole päris see, siis on märk sellest, et järelikult on kuskil keegi, kellele see sobiks veel paremini. No tegelikult, mis mina olen mõelnud, sa küsisid, kui suur see Herbert on, et kust Herberti nimi tuleb? Herberti nimi, see on hästi huvitav legend. Et pidi olema niimoodi, et Herbert on algselt tegelikult, kuidas pidi see oli ühesõnaga, Epp pidi olema inglise vana mingi perekonna nimi ja selle algtüvi pidi olema veel kuidagi Herbert, et need on omavahel seotud. Et mul üks Ungari tuttav kunagi rääkis mulle seda lugu, et kui ma hakkasin tegema, et ma panin need Herbertit nimeks. Kas sa tead, et tegelikult, et see tüved Epp ja Herbert on omavahel väga sarnased? Aha, et põhimõtteliselt siis... Okay. Lilit ja Herbert on meil... Käinud siin ka, olid külalised, aga ma arvan praegu selle poolega võime lõpetada, kui jällegist, kõik me teame ikkagi Stepul omad koolitused ja siis epkarsin.com siis saate ikkagist Liliti ja Herbertiga tutvuda. Nagu siin ka tegelikult praegu siin kaameratest ka nägite siis, kuidas Epp siin näitas paar taktikat, et... Andrei, need oli ainult mõned.